Sügistuul puhub jälle värvikaid vahtralehti ja pihlakamarjad hakkavad punaseks minema. See on kutse koolipinki istumiseks. Ülikooli linna 15 000 kooliõpilasest oli tänane päev kõige rõõmustavam 14. keskkooli perele. Tähendas see ju nende kooli sündi. Teie koolil ei ole minevikku ega ole tulevikku veel. Tänane koolikell hakkab tiksuma teie kooli tulevikku. See tulevik on teie endi teha. Tehkem ta siis meeldiv. Head õnne selleks teile algaval kooliteel. Tervitas kooliperet partei linnakomitee esimene sekretär Indrek Toome. Linna haridusosakonna juhataja Ilja Tuhk märkis, et uuest koolimajast tunnevad tartlased suurt rõõmu. Kuid sellegi poolest jääb teises vahetuses õppijate arv vabariigis kõige suuremaks ikka veel Tartu linnas. Lubame, et hoiame kooli nime ikka heas kirjas, lausus kõige pisemate õpilaste esindaja. Tere tulemast meie kooli, ütles direktor Hudo Vello Lamp ja eemaldas katte kooli nimetahvlilt. Seejärel mindi tutma värvilõhnase koolimaja ruumidega. Siin hakkab tarkust taga nõudma 1200 õpilast. Ma ei ole kaua näinud muide. 20 Mis asja? 20 aastat? 20 aastat? 99 lõpetas. Mina mäletan seda, kui me Janariga mõõtsime jalga siin samas koridoris, kui ta oli 12 klass, pane kõrvale. Ta ütles, et mul pidi mingi nukujalg, no jah, tal on tõesti suur. Aga mis ta siis, Helve, arvas sellest nüüd kogu see kupatus tõmmatakse maha siin, see võimla osa, eks ole? Esiteks, kas sul on kurb selle pärast natuke? Kallis inimene, ma olen oodanud seda 28 aastat. 28 aastat? Ma olen siin töötanud 28 aastat, aga ma olen ikka 21 ise. Seda ma usun. Et sa tead võimla, õhku ei ole. Laskekeerus õhku ei ole. Võimla kõmab, nii et kõrva kuulmine läheb ära. Ma olen tõesti oodanud. Ma jõudsin ära oodata, ma saan nüüd õhuga puhtalt võimlemisruumi. Ja mitte mingit nostalgiat ei ole, et umbes... Nostalgia tekitavad lapsed. Kui need tulevad, vaat see tekitab nostalgiat, mitte mingid kooliseinad minule nostalgiat ei tekita. See on mulle armas majas jääb alles ju. Muide, need on kõik minu omad. Kõik on sinu omad. Absoluutselt minu klassi. Andres, Jürgen, istu selle puhks, tulge. Andres! Istuge nüüd siia. Mis limak on? Limak on praegu kodus, tema pensionil käis meil olümpial tegemas laskmisvõistlust. Ja. No tere! Miks te tundi hilinesite siin? Kippusin enne umbes koosolekama, aga mõtlesin, et pane millega mitte kui. Siis on see, harjad on seal, eks ole, kühvlid on seal, nii nagu alati. Jah. Midagi pole muutunud. Ja siis teie nime taha märgin ka. Et olite korrapidajad. Et pärast me ei vaidle, eks ole. Väga halb on olnud. Jah. Tõsta tool ära. Ikka ümbert. Ümbert. Siis see sinna alla. Näed, ilusad noored kõik siin. Siin on tuttav. Odavus, jah. See on vana Otepääl. Maalilaager. Seal sai ikka korduvalt käia. No siin on need klassipilt, ütleme niimoodi. See on mingi tutipäev. See aasta täitus mul siin koolimajas 30 aastat.
kui avati kunstisuund ja paljud ei mäleta, et kunstisuuna algatajaks oli Aili Tammela. Et tema kutsus ja Harri Kõva oli toona direktoriks ja sai siia tuldud ja senimaani. Tere! Leidsin huvitavaid raamatuid, kas leidsid võib võtta või on need mingi... Ei, need ei ole käiku, aga mis huvitab, aga paneme siia, vaatame, mida võid võtta. Seda võid võtta, 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 selle võtad ka, küll võtas see ka, seda ei tohi. Seda ka ei tohi, seda on mul vähe, seda ausalt on. No need on uuemad. Siis on head. Nii, aga seda on kaks. Siis ma läksin. Siis ma panen tagasi. Vaata, kus on õpilased, eks ole, jah. Annad sõrme ja võtab käe. Tegemist on siis Triinu Lepiku lõputööga. Ja Triinu Lepik juba tollel ajal kooli ajal käis balletistuudios ja see on hetk, kus ta maalis ennast lavale mineku ajal. Et see on näha, kuidas balerin ootab sellesse helenduvasse valgusesse sisenemist. See on tema igapäevane töö. Praegu on ta küll lapsega kodus. Et see on huvitav, kuidas kooli ajal suudab õpilane oma tulevikku nagu isegi ette ennustada, et see on nii müstiline. Ta on psühholoogiline, figuraalne portreepilt temast endast. Et kõik, nii kui ta seda ka esitas, said aru, kellest on jutt. Kunst on hästi mitmetahuline, mitmekülgne ja minu puhul kui õpetaja puhul käib see emotsioon veel juurde. Ma ju näen ja kuulen ja suunan seda tegevust. Et see on nagu minu roll siis nende asjade puhul. Täna ma läksin kell 5 ära, polnud siin mitte kui midagi. Ja nüüd ma olen nüksed vahvad pille. See on täitsa retro. Aga tal on jalad all. Vot. Super, sellele peab ära. Ma võtan esmaspäeval tulen kooli, kohe tulen, võtan selle tolmu pealt ära ja huvitav, kas direktorgi teab seda. Esmaspäeval peab üles asja võtma mine õppenõu kohina. Ma arvan, et ta on nii lahke inimene, et ta annab need pildid sulle mõlemad. Ja klassi. No ma arvan, sõltub, kui suur klass tuleb küll suur astmeline, aga palju seal seinapinna nii palju ruumi on. Sest üks osa tuleb niikuinii akent alla läheb. Selles suhtes, et ma ei tea, aga ma olen küll niuke fanatt, et mulle meeldiks, et kontrabass on ühes nurgas. Kusagil seina peal on see mõlkis, kas tuuba või susafon või altsarv. Siis miks mitte, kusagil on hoopis see on ära muidugi, sest on korda tehtud, võib-olla üles vuntsitud, natukese lakki peale pandud, võin ka ise võtta pinsti kätte. Käed on lahtised, teeme ära.
Aasta oli siis 2018, kui Variku koolipere unistused said lõpuks jalad alla. Seal, kus kunagi kriuksusid koolipingid ja kolisevate akende vahelt lõõtsus karget sügistuult, hakkas kerkima uus, helge tulevikukindlus. Rekonstrueerimistööd algasid suure innuga ning mitmel rindel korraga. Kivi ei jäänud kivi peale, kui klassiruumide seinad üksteise järel tolmuks langesid. Aastakümneid oli vana koolivõimla teeninud ausalt ja visalt, kuid aeg ei halasta. Ja nii võeti vastu julge otsus, olemasolev tuleb asendada millegi suuremaga. Kerkis monument kehalisele kasvatusele. See ei ole enam lihtsalt võimla. See on spordikombinaat, mis kannab endas tööstuslikku suursugusust. Mõned on naljatamisi küsinud, kas siia plaanitakse olümpiamänge. Meie vastame, miks mitte? Siinne brigaad on eesrindlik. Töömeeste visadus ei vääratanud isegi siis, kui lakke ilmus isetekkeline purskaev. Uus foajee, mis oli mõeldud teenima koolirahvast väärika sisenemispaigana, sai nüüd kanda ajutise mudaravilla rolli. Sadade saapapaaride vihmavee ja mulla koosmõjul tekkinud porimülgas pani proovile nii jalatsid kui iseloomu. Lükake vaid värsket pinnast ette. Vaibad, mis sümboliseerisid uut algust ja puhtust, paigaldati hoolikalt. Vahetult enne seda, kui samas kõrval hakati uhkelt seina sisse süvendit raiuma. Seal, kus veel eile seisis sein, haigutas nüüd auk tulevikku. Valkjas tolm langes põrandatele justkui pärlendav lumevaip, puhaste mõtete sümbol. Nagu igas suures ehitusprojektis tuli meilgi kohaneda, kasvada kõrgemaks nii füüsiliselt kui vaimselt. Kooli direktor, väärikas ja sirge rühiga juht, on mees, kelle jaoks jääb nii mõnigi uks liiga madalaks. Aga kui inimene on suurem kui standardmõõt, tuleb standardid ümber mõelda. Ukseavade saagimine polnud pelgalt ehituslik parandus. See oli sümboolne akt, lati tõstmine kogu kooli jaoks. Kui mahub läbi direktor, mahume me kõik. Ehitustööde käigus, kui vana krohv seintelt pudenes, ilmus päevavalgele aga teos, mis pani ehitusmehed hetkeks vaikima. Mitmel ruutmeetril laius võimas kompositsioon, papagoi ja krokodill, ühiselt valvamas teadmiste templit. Tõenäoliselt on tegu varajase õpilaskunsti silmapaistva teosega, mis kätkeb endas sümboolset dialoogi looduse ja teadmiste vahel. Aga tõsine töö nõuab ka tõsiseid nõupidamisi. Vaadake neid mehi. Siin tagasihoidlikul suitsupausil sünnivad suured mõtted, sulab kokku inimvaimu jõud ja betooni sitkus. Tundub nagu ka loodus ise hoiaks hinge kinni, tunnistades missugust väge peidab endas kollektiiv. Ajutised puudused ei olnud takistuseks, vaid tugevuseks. Iga väikseks jäänud ukseava, iga porine saabas, iga segi paisatud vaip tõestas üht. Siit sünnib midagi suurt. Ja kui hetkeks oligi raske aru saada, kas uue ukseliistu alt tuleks esmalt ka sein ära siluda, siis ehk siin ongi sümbioos korra ning loomingulise kaose vahel. Me ehitame tulevikku, üks tellis korraga. Ent kooli seinad ei ole mitte ainult tellistest ega raudbetoonist, vaid ka lootustest, üksmeelselt seatud sihtidest ja kollektiivsest pingutusest. Tänaseks päevaks on koolimaja saanud näo, millel peegeldub vastu meie ühine soov. Kasvatada tarkust, julgelt, selg sirgu, mõnikord ka pisut kummargil ja komistades, aga alati uhkelt edasi. Siin ei tee tööd mitte lihtsalt ehitajad, vaid tuleviku sepistajad. Inimesed, kelle kätetöö jääb aastakümneteks kõlama laste rõõmsas naerus. Sihid, mida täna seame, on kompassiks helgesse homsesse.
üllatavalt tore on käia siin spordihoones ja koolimajas ringi ja üks kehalise kasvatuse õpetaja, kellel on 30-aastane staaž, tuleb mulle mitu korda päevas vastu ja iga kord ta ütleb, oi, ma olen nii õnnelik. Et seda nii hea kuulda ja kui üks õpetaja saab olla nii õnnelik, no mis siis lastel veel? Ja kõik me käime ringi, kes siin kooliski on käinud ja ütlevad, et fantastiline, tahaks uuesti tulla õppima ja sportima. Nii, head külalised, Tartu Variku kool ja Variku spordihoone on avatud. No, kuidas tunne on siis? Ülihea, tunne on ülihea, ma olen tegelikult pisarateni liigutatud sellest. Meie saime Karjamaalt Marjamaale. Tere, kullased, mis on peal teie? Kõik on uus, ilus, värske. Aga mis on parem siin kui vanas koolimajas oli? Ruum, ümbrus. Just nägin ühte vilistlast, kes ütles, et siin koolis küll õpiks, mis tähendab seda, et tegelikult meie kõigi jaoks on see füüsiline keskkond väga oluline. Jaa. Peeter, anna andeks, et ma segan, aga tead, üks suur eksitus on juhtunud. Ja mis nimelt? Vaata see 2005. aasta lend. 4 õpilasel on lõputunnistuselt hinded puudu. Mismoodi see võimalik on? Siruli, Maramaa, Kotkas, Bormann. Ja mis ainete hinded neil siis puudu on? Kehaline kasvatus, keemia, muusika, tööõpetus. Kui see peaks välja tulema, siis kaotab nende lõputunnistus kehtivuse. Kõik, mis nad siiamaani on teinud. Töökohad, karjäär, CV, kõik on kehtetu. Peaasi, et keegi sellest teada ei saa. Tuleb see asi kuidagi ära klattida. Kutsu nad järelvastamisele kiiremas korras. Kontaktid leiad Facebookist. Taavi, kus sa oled? Kuulsin, et kaduma läks mingi asi, jah? No need hinded, jah. No täitsa jama. Tead, aga et sa saaksid ikka normaalse hinde, tead see koolihümn, mäletad seda koolihümni meil? Kas sa mäletad, mis selle nimi oli? Vahtrevärk või? Vahtrevärk, jaa, aga tead... Euroopa ja võedi seal tänavad. Just tänavad, need on need, kus meie õpilased käivad. Siis kui pihladel jälle on piluaeg, paika peal pead, tänava päikene põrukael, kooli on minema seab, Roopa ja Vasara tänavad. Nii, palun, Taavi, ära kiirusta, meil on aega. Ürita püsida rütmis, muidu ei tule see lõpuhinne välja 20 aastat ka hiljem. Nii, pane, oogu. Nii, koos jalu tuleb hindele hüpata. Siis sul peab see käsi eespool olema. Käsi siin. Nii, ära nii kaugele mine. Super. Nii, aga nüüd võiks te järjest tulla, minge kõik sinna järjest. Oota. Siia ikka vead midagi meist, palju rohkem siit kaasa ma saan, ei pariku koolist ja parimat teist. Parimat teist kõigist koolidest lahkumata. No, tead, ma arvan, Taavi, et saad ära. Tugev 3+. Super. Vähemalt hinne on nüüd olemas paberil.
kui käesõrmed lähevad nii, siis paneme köögirätikud otsa. Sõrmed kokku. 5 minutit. Super 5. Kuidas te kinni hoiti seda? Usso! Voh, hakkab tulema. Oota. Super! Voh! Te peate valmis meisterdama pooltapi. See tähendab seda, et üks pulk ja teine pulk ja kui need kokku panna, siis peab moodustuma selline rist ja kvaliteet on selline, et ta alla ei potsataks. Ja siis kokkupanek ilma liimita, ilma naelata, ilma kruita. Jõudu tööle. Läks. No tegelikult sa peaks mõõtma, aga mina teeks näiteks niimoodi. No mina teeks näiteks niimoodi. Lähme veel, ka ei saa, sul on vaja, teil on mõlemal vaja saada, saate inimesed aru, eks ju. Ei saa niisama. Lähme veel. Võru kaelade vallatu kool, kus on tarkus, lust ja hool. Vahtra pulsedest pärjatud. Ei ole pärjatud. Vahtra varjatud. VV. Pihla pärjatud. PP. Lähme veel. Nii, ja nüüd sa pead neid ülemisi laenguid omavahel võrglema. Nii, suurepärane, jaa. Ma väidan, et ma pean selle kahese ette kirjutama. Just, fosfaatrühma kahekordistamiseks ja siia tuleb 3 ja kasti. Noh, saime kahe peale hakkama, ma tänan. Äkki saab mingi hinde ka siis positiivse? No vaatame, kas tuleb hinne välja. See on saed töölauda niimoodi. Häbi sul olgu. Pane külje suru vahele, siis ei ole seda ohtu. Aga sul on ju märkimata. Märgitud on. Ei no pealt ja kui sügavale. Nihkatsiga tõmbasime paika. Kus see sedapidi joon on? Ma tulen lambiga. Kas sa tõesti näed või? Jah, mul on head silmad. Aga kahele poole pead märkima. On kahel pool. Võru kaelade vallatud kool, kus on tarkust, lust ja hool. Vahtra. Ma arvan kättile, et sa saad selle ära praegu. Tugev 4 miinus. Sobib. Väga tore. Edu jaksu edasi. No üleeile ma kodus tegin niimoodi, et ma võtsin selle niimoodi, võtsin siit selle, panin siia, siis ma samamoodi panin tolle siit niimoodi. Nii. No ma arvan, et suured keemikud tuleks sulle kallale selle asja pealt. Ära ei ole see tund. Parem röögi temaga. Lauapitskruviga kinnitad, aga... Pärast teed lauda siis. Kas kaitseprillid on? On. Riiuli peal on. Mõned üksikud on. Noh, püsib või? Ei püsi. Tegid liiga suureks. Ei püsi pidas. Nii, teistpidi. Keera nüüd teistpidi. Kuule, pane sellega kokku, et siin on väiksed kiilu. 90 kraadi. 90 kraadi. Nii, see on kollektiivne töö, eks ole, jah. Ma panen siia niimoodi suure A. Jah. Ja siin on 2 + 2 on ka 4. Jah, tuligi meelde. Oot, kõik tehtud? No ma arvan, nii lihtne jah, et ma arvan, et võiks selle ära arvestada küll selle 20 aastase kaotsi läinud asja. Mul väga liht paremini. Päris 5 ei taha, aga 4+ oleks. Aga see tuleb vabalt välja, nii et saad kätte küll ja... Või 5 miinus. Mariette, sinu hinne on 5. Kätlin, sinu hinne on 5. Magnus, sinu hinne on 5. Taavikene, vaata, sinuga on nüüd nii, et need oskused seal
üle kitse ja sa pead harjutama, sest järsku sul on üle aia vaja hüpata elus. Et kuna sa siin, käed on sul tugevad, tööd jõuad teha, ma panen sulle täna siin 4 miinuse. Sobib, väga hästi. Õnnitlen teid. Kuule, tegelikult see ju tehtud, on ju? Ja teeb. Väga äge.